head vaatajad! Oleme juba mitmel korral pööranud tähelepanu sellele, kuidas tekib libedus ja millised on talvise teehoolde reeglid ning töökorraldus. Täna jõuame aga nendeni, kes neid töid tegelikult teevad ja meie teid puhtaks lükkavad. Meie reporter Kerli Tellol oli eriline võimalus veeta päev koos hooldeauto juhiga. Tere! On väga varajane hommik. Kuu on taevas, isegi mu hääl ei ole veel ärganud ja mul on tõepoolest arukordne võimalus sõita kaasa täna teehooldeautos, mille rehvid on näiteks sama suured, kui ma ise olen. Ervin, sina oled selle imelise auto juht. Kas sinu hommikud ongi alati väga varajased või mis kell sa tööpäeva alustad? No ütleme niimoodi, et põhilist on kell 4. Aga kui ilm on, ega me nagu ilma vastu ei saa, et kui ta näitab ikka miinust kuskil, et tee hakkab ikka libedaks minema 4:30, siis tuleb ikka 4:30 sõita ja kell 5 ja vahest on päevaaeg vaja minna ja kuda see temperatuur mängib, nii ongi. Mis me praegu tegema hakkame? Praegu teeme libedustõrjet. See on nüüd see imemasin, mis siis meid kui liiklejaid aitab. Mis siit siis välja tuleb, kuidas see töötab? No siit nüüd siin suures kolus on nüüd sool ja siis kõrval tünnides on soolvesi. Ja siis siia sool tuleb siit alla ja siis omavahel seguneb ära veega, soolveega. Et ta nagu kuiva soola ei saa väga panna, et ta kole palju tolmab ja lendab liiga, tee pealt lendab minema, et siis ta hakkab kiiremini mõjuma, kui ta nagu niisutatud on. Ervin annab autojuhtidele 2 head põhjust, miks ei tasu puisturile ennast liiga sappa võtta, vaid hoida korralikku pikivahet. Esiteks. Ega parem on pikki vahet hoida, et muidu on niimoodi, et kaob mul vaateväljast auto ära, ma ei teagi, et auto üldse taga on, kui ta liiga siia taha sõidab, et ma enam peeglist nagu ei näegi sõiduautot. Ja teiseks. Mul on siin ristmikute peal see laiust, ma muudan ja siis ta läheb küllaltki laiaks see sool, et siit tagant, see koht sind ikka viskab autole pihta, kui see väga ligidale sõidab. Aga olgu, näita mulle, kuidas see töö käib ja lähme teeme ühe tiiru. No lähme vaatame, jah. Ma isegi ei ulata siia. Siin on sangad. Väga mugav on siia tulla ju. Ja sest väljaminekuga meelest ära ei lähe, trepp on. Jaa, et väljaminekuga meelest ära. Olgu! Igasuguseid huvitavaid asju on teil siin. Ekraanid nagu lennujuhtimiskeskus, ma ütleks. Autojuhtidel tuleks arvestada, et lisaks sõiduki juhtimisele peab hooldeauto juht pidevalt jälgima ümbritsevat olukorda ning reguleerima puisturi või saha tööd. Kahjuks on Ervinil palju näiteid sellest, kuidas kaasliiklejad ei saa teehooldemasina tööst ja selle vajalikkusest aru. Muidugi positiivselt on ka, aga negatiivselt on ka ikka. Paljud vilgutavad tulesid ja lasevad signaali ja umbes, et häirib neid ikka, et sahk on tee peal või puistur või. Puistamisega nagu ei olegi seda probleemi, sahkamisega on rohkem. Et mul on nagu üle telgjoone vaja sahk. Et kesktee on vaja puhtaks saada ühesõnaga ja siis sahk läheb üle telgjoone ja autod tulevad vastu. Kuigi ruumi on tee ääres, aga ikkagi paljud vilgutavad ja lasevad signaali. Eks ma üritan nii palju tõmmata oma poole, kui ma saan, aga kui on vaja ikka tee puhtaks, ma ei saa keset teed, ma ei saa ikka lund jätta, sest kui nüüd mõni teeb mööda sõitu ja jääb seal paar-3 senti jääb seda märga lund sinna, siis tõmbab ikka auto tee pealt nii vibama, et inimeste ohutus on ikka eelkõige. Meie sõidu ajal võtab Ervin korduvalt jutuks ohutu liiklemise teemad. Sugeda saavad kihutavad bussijuhid ja hoiatatud ohtlike manöövreid tegevad kaasliiklejad. Et sellega peab nagu arvestama, et kurvis natukene ikka hoogu maha võtta, kui on siuke, lumehelbeke on ikka autol ees, tavaliselt nüüd uutel autodel on kõigil need temperatuuri andurid ja need peal, et siis igaks juhuks kurvis natukene, et mitte nagu julmalt vajutada. Tema amet on juba selline, kus saab tee hingeelu ja selle nähtamatute ohtudega lähemalt tuttavaks. Siin on temperatuuriga on niimoodi, et siin samas on nagu 2 kraadi sooja ja samas on tee jumala jääs. Kui teel on teehooldeauto, siis arvestage, et see sõidab kiirusega 50–70 kilomeetrit tunnis, teatud puhkudel aga ainult 30 kilomeetrit tunnis. Te võite möödasõitu küll sooritada, kuid ohutuse mõttes on parem seda mitte teha. Miks siis nii? Hooldeautost eespool on teeolud tõenäoliselt halvemad. Arvesta, et sahk ulatub üle tee telgjoone.
hooldeauto tagasõites on nähtavus oluliselt piiratud, muutes möödasõidu ohtlikumaks. Niisiis, võimalusel jätta hooldeautost möödasõit tegemata ja hoia kindlasti piisavat pikivahet. Kui otsustad möödasõidule siiski minna, siis veendu selle ohutuses. Aitäh, Ervin! Tõsiselt aitäh, et sa mind kaasa võtsid sellel varajasel hommikutunnil. Mida sa ise veel autojuhtidele südamele paneksid? Et inimesed võtku asja rahulikult, et talv on ikka talv ja natuke teised sõiduvõtted ja pikki vahet ja mõni minut varem kodust välja. Ja vaadake, kui ikka kurvis, võtke ikka püsikiiruse hoidja maha. Ja. Et kui on siuke kahtlane, et ei pea sõitma 90-ga, Ja tõesti, tegelikult nägin ma isegi selle sõidu ajal seda, kuidas üks suur veoauto sõitis sellest teehooldemasinast mööda ja vastu tuli sõiduauto, tekkis eriti ohtlik olukord. Head liiklejad, olge palun tähelepanelikud, võtke kiirus maha ja uskuge mind, see, mida teeb see teehooldeauto, teeb ainult ja ainult teie heaolu nimel. Head teed!